Tänapäeval räägitakse palju rohepöördest. See jutt kipub olema väga suurejooneline. Arvatakse, et me peaksime kogu oma senist elukorraldust täiesti lõpuni ja põhjalikult muutma, hakkama kõike tegema täiesti teisiti, kui me oleme seni teinud. Ja niisugune jutt ajab mõistagi inimestele hirmu peale. Samas tundub mulle, et rohepöördele võib otsa vaadata ka hoopis teise nurga alt ja mõelda nii, et meil tegelikult ei saa olla midagi selle vastu, et olla vähem raiskavamad, et olla tõhusamad, et kasutada paremini energiat, et kasutada paremini materjale, et olla säästlikum meie enda töö ja aja suhtes. Selleks, et olla targem ja tõhusam, tuleb õppida, tuleb leida inspiratsiooni, tuleb vahetada kogemusi ja selleks ongi Pärnumaa Arenduskeskus kutsunud ellu ringmajanduse meistriklassi, et selle valdkonna huviliste ja teadjate kokkusaamisel jagada teadmisi, jagada kogemusi, luua uut teadmist, anda meie väike panus sellesse, et me tõepoolest oleksime mõistlikud, tõhusad ja vähem raiskavamad. Osalen siin selles ringmajanduse meistriklassis eesmärgiga kõigepealt enda silmaringi võib-olla laiendada. Teisest küljest on suurem eesmärk võib-olla, kuna meil kaubanduskeskused on suunatud ikkagi rohkem tarbimisele, siis oleks idee, kas me saaksime ka kuidagi teistpidi seda tarbimist tuua kuidagi ringiga jälle tagasi. Turism on selline majandusharu ja inimese tegevus, mis on üks keskkonna kahjulikumaid üldse. Kõik see aeg, mis ma olen ka tegutsenud turismis, on muidugi räägitud jätkusuutlikkusest, ökoturismist ja siin ringmajanduse meistriklassis just sellepärast olengi, et saada uusi ideid ja tulevikuks mõtteid, kuidas oma tegevust paremini korraldada.